Meie järgmine stuudiokülaline on Lea Dali-Lion. Lea on naine, kelle lauluhääl on eksimatult äratuntav. Ta on ingellik, samas ürgne. Sellele naisel võiks anda väga palju iseloomustavaid sõnu. Tere, Lea! Tere! Lea, sul on uudiseid, mida tõenäoliselt sinu muusikaustajad on kaua ootanud ja sa ise ütled ka, et üks tsükkel on elus lõpetamata. Mis tsükkel sul lõpetamata on jäänud? Ma tegelikult juba olen sellest rääkinud, ütleme niimoodi paari aasta jooksul, et Ensemble Blackil jäid mingid lood õhku rippuma kuskile maa ja taeva vahele ja ma nii väga tahaks, et nad oleks mingi plaadi peal, et siis see on nagu minu jaoks lõpetatud. Aga need laulud on ammu juba kõik olemas, et panna nad sinna plaadile. Lihtsalt sellised mingid nüansid on kogu aeg jäänud ette, et mingid mäed on tulnud ette, et ikka nüüd ma väga loodan, et äkki nüüd on see hetk, kus ma saan selle ära teha, sest siis ma saaks nagu edasi minna. Kas sealt mägede tagant võib Ensemble Blacki ka välja tulla või see tegelikult seda ei tähenda? Ei, Ensemble Blacki on nii kaugete mägede taga juba, et see enam sealt välja ei tule. No ma ei tea, kas see on nüüd televaatajale uudis või kui palju oled sa rääkinud sellest, et tegelikult on 2 plaati veel loomisel, üks spirituaalsem ja teine Lioni nimeline. Mis nendel plaatidel on ja kus see inspiratsioon tuleb, et nüüd korraga anda 3 plaati järjest välja? No tegelikult vist on vist see, et ma vahepeal ju ei andnud üldse midagi välja. Ja siis need kogunesid, vaata nagu et seal ukse juures, et ust lahti ei teinud ja nüüd nad on seal trobikonnas ootavad, millal välja saaks tulla. Aga ja, et ega lihtsalt ma ei oska ise, minu jaoks on see, need teised plaadid hoopis mingi muu muusika või hoopis teistsugune. Ma ei tea, kas teiste inimeste jaoks on või ei ole, sellepärast, et tihtipeale, kuna mina olen nendega nii nagu sügavalt seotud, siis mina võib-olla tunnen ja näen seal mingit muud asja, kui võib-olla selline möödamine ja kes korraks pilgu peale viskab. Et seda, et mis, muidugi selle spirituaalse muusikal on kindlasti, see on hoopis teine teema. Aga just, et selle Lioni ja Blacki vahe, minu jaoks on see väga suur Milline vahe. See vahe on? Võtame selle Blacki ja Lioni. Mis neid kõige rohkem eristab? Üleüldse ma arvan, et minu muusikas, kuna ma ise hästi kiiresti muutun ajas, et siis see, mis erinevatel plaatidel on erinevat, on olnud energia. Ja kuna ma nüüd proovisin eriti kiire energiamuutuse teha, et siis ilmselt see ongi nagu see suur vahe. Pillid on ikka pillid, mängib seal trumm, mängib ja bass ja et mingisugune pillide kooslus loob niikuinii mingi kõlavärvi, et sa võid nagu üritada teda lükata kuhugi mingisugusesse patta, et kus ta peaks nagu olema. Aga ma arvan, et inimene võib-olla siiski ma alahindan natukene kuulajat, et sest peale seda, kui ma käisin laulu saates, siis tegelikult ma sain hästi palju tagasisidet, kuna tänapäeval on võimalik Facebookis kohe kirjutada sulle, et siis ma tajusin just ära selle, et inimene tegelikult just tundiski, et energia on teine. Et ju siis äkki nad ikkagi näevad seda vahet samamoodi nagu mina. No rääkides sellest energiast, sa oled elus läbinud tõuse ja mõõnasid, tippe ja langusi. Kuidas leida endas jõudu ja energiat, et muutuda ja olla iga päevaga aina parem ja parem? Mis need õnneliku inimese nipid on? Ma arvan, et õnnelikuks olemine algab sellest, et sa oled aus iseenda suhtes. Et sa ei peida nagu enda neid külgi, mis sulle eriti ei meeldi, nagu vaikselt millegi taha ära, vaid et sa arvestadki, et need on sul olemas, need küljed, ja kui sulle need küljed ei meeldi, siis sa saad neid muuta. Peitmisest ei ole nagu tolku eriti, sellepärast, et kogu sinu isiksus paistab nii või naa ikkagi välja, ükskõik kuidas sa midagi ei peidaks. Ainuke võimalus ongi nagu muutuda paremaks ja samas, kui sa oled, ütleme, et sul on mingi väga keeruline olukord või sul on raske või mis iganes, et elus on niimoodi, et kui sulle mingisugune raskus tuleb ette,
siis sa ei ole võimalik, et sa lähed siit ringiga lähed hoopis mujale. Ei saa, sa pead selle läbi tegema. Sul ei ole nagu muud võimalust lihtsalt. Ja siis see ongi see, et järelikult valida on see, et kuidas sa seda läbi teed, et kas sa nagu naudid ikkagi, et sa oled sina või sa siis kurvastad, et sa oled sina. Et mina olen valinud selle lihtsalt, et ma olen mina ja mul on hea meel, et ma olen mina. Aitäh sulle, Lea, et sa meile külla tulid ja meie liigume siit edasi. Lea siis ühe vana hea palaga Segased lood.